Projekteerimine. Projekteerimine ehk ehitustegevuste planeerimine on esimene samm hoone rekonstrueerimisel. Põhjalik eeltöö ning loodavate projektide detailsus aitab vältida hilisemaid probleeme ehitusprotsessis. Käesolevas videos jagab näpunäiteid valdkonna ekspert ning projekteerimise alustamise kogemusest räägib eramuomanik. Mis ajendas renoveerimist alustama? Renoveerimist ajendas alustama see, et krohv kukub maja seinalt alla ja tuli sellega midagi ette võtta. Küsimus oli, et kas lihtsalt krohvida või teha midagi rohkem. Maja on nüüd sellises seisus, et ilmselt oleks mõistlik rohkem teha kui lihtsalt see krohvivahetus, sest ka katus on veel vana eterniit, ja sealt hakkas kerima, et oleks vaja rohkem teha. Millest alustasite renoveerimise protsessi? Tegelikult see algaski sellest, et ma hakkasin arhitekti otsima ja siis sel hetkel ma sain aru, et arhitektidel on väga erinevad nägemused, kuidas üldse võiks ka maja nagu tulevikus välja näha. Ehk et tegelikult tekkis ka see küsimus, et leida arhitekt, kellega sul on nii-öelda hea läbisaamine, et kellega sa mõistad nagu ühtemoodi, kuhu sa tahad liikuda. Ehk sellest alustasin, et leida siis selline arhitekt, kelle eelnevad tööd meeldivad ja kellega on nagu hea rääkida. Millised probleemid projekteerimise protsessis avaldusid? Kui sa renoveerid maja, siis peamine, mida me teadsime küll, et tuleb soojustada maja. Aga soojustusega muutuvad maja gabariidid. Ehk et maja läheb nagu proportsioonist välja. Esteetilisest vaatest on siis küsimus, et kuidas need uued proportsioonid sobitada nagu siis selle uue olukorraga, et millised peavad aknad olema, kui suured, kuhu nad lähevad, milliseid detaile võib-olla peab juurde tulema ja nii edasi. Et seda aitaski nagu arhitekt siis kõige paremini kokku panna, sest temal oli teadmine. Pluss me asume ka sellel miljööväärtuslikul alal, et siin on piirangud, millest me ka liiga palju ei teadnud, aga arhitekt siis suutis nagu seda kommunikeerida. Et selles mõttes oli see esimene kontakt arhitektiga oluline ja vajalik. Kui keeruline oli hinnata ehitusprojekti maksumust? Mu küsimus oli, et mida mul veel on vaja? Ja siis tegelikult ma kuulsin hästi palju erinevaid lugusid, et mingi kanalimees teeb seal midagi ja siis on seal mingi veeasi ja siis on see omaniku järelevalve ja siis on mingi projekteerija ja siis on konstruktor ja siis juba läks väga segaseks nagu, et aga kas teie ei tee seda? Ei, mina olen arhitekt, ma teen selle üldise joonise, on ju. Aga kus ma need leian? Sealt vaatad umbes. Ja siis, kust ma vaatan? Ega täpselt ka ei tea, et ma sulle otseselt ka kedagi ei saa soovitada, tavaliselt ilmselt see käib soovituste kaudu. Ehk et ma tegelikult hakkasin siis uurima, siis ma jõudsin see, et on eelprojekt, põhiprojekt, ma lugesin määrust ja seadust ja uppusin tegelikult kogu sellesse informatsiooni hulka ära. Ja kui me räägime nagu siis eelprojekti ja põhiprojekti hinnavahedest, siis need on siin kohati nagu, kui ma vaatan nagu milliseid pakkumisi olen saanud, on kohati nagu 10-kordsed vahed nagu. Et selles mõttes ma ei tea isegi, kui palju see kõik maksma läheb lõppkokkuvõttes, sellepärast, et hetkel nagu tundub, et natuke on minu kontrolli alt ka see kogu hinnapoliitika väljas, et igal juhul see odav ei ole. Kas planeerite renoveerida terviklikult või etapiti? Mina planeerin teha täielikku renoveerimist korraga, sest üks lisanduv kulu, siis, mis renoveerimise käigus tekib, on see, et tuleb siit ikkagi, nii palju kui ma olen aru saanud, tuleb siit välja kolida, et me ei saa siin sees elada. Selle kulu minimeerimiseks, et seda ei peaks mitu korda tegema, siis ma olen otsustanud, et tahaks seda kõike korraga ära teha. Ja tegelikult ka, et etapiti tegemisel on eelis võib-olla siis, kui alustada nooremana, aga et minu vanuses ka tasub see nüüd juba korraga ära teha. Milline on projekteerimistööde kavandamise järjekord? Mina omanikuna alustaks projekteerimist valge paberi ja pliiatsiga, et paneks kõigepealt paberile hoone perimeetri, kandeseinad ja sinna peale siis hakkaks oma soove visandama. Neid visandeid võiks teha iga pereliige ja võib-olla kuni 10 tükki, mille vahel valida ja vaielda. Järgmine etapp võiks olla hoone koristamine üleliigsest mööblist, prahist ja kõigest muust, mida nagunii tuleb välja visata. Siis tuleb lähtuvalt avanenud pildist, olukorrast ja uuenenud soovidest eelnevad eskiisid üle vaadata ja nende vahel võib-olla paar paremat välja valida
millega pöörduda projekteerija poole. Mida teha, kui projekteerija soovib rekonstrueerimise asemel hoone lammutada? Kui projekteerija soovitab maja lammutada mingil põhjusel, siis tuleks küsida põhjendusi, et miks ta nii arvab ja nende üle siis arutleda või siis püstitada küsimus teistpidi, et mida tema arvates sellest majast saaks säilitada korraliku rekonstrueerimise juures. Kui põhjuseks on see, et projekteerimise lähteülesandeks antud ruumiprogramm või soovid lihtsalt ei mahu sinna hoonesse ja projekteerimise mõttes on lihtsam kogu maja asendada, siis tasub peeglisse vaadata ja oma lähteülesanne ringi teha. Kui aga põhjuseks on lihtsalt see, et hoone on halva ehituskvaliteediga 70-ndatel kuni 90-ndatel ehitatud näiteks, seal esineb palju ümberehitusi või on palju hooldamatusest tekkinud kahjustusi, siis võib projekteerijal ka täiesti õigus olla, et sealt ei olegi kuigi palju võtta ja mõistlikum ongi ümber ehitada. Millele keskenduda, et ehitusprojekt vastaks koduomaniku ootustele? Ma arvan, et eelprojekteerimise faasis peaks omanik esmalt mõtlema oma viimistluse eelistustele, et millised on pinnakatted, mida soovitakse ja milline mööbel peaks hoonesse tulema, kui palju ruume üldse on vaja ja millise eesmärgiga, kas kodu kasutatakse ka kontoriks või muul töö eesmärgil. Ehk see on seotud harjumuste ja eelneva kogemusega, mida projekteerija kindlasti ei tea. Ma arvan, et kui projekteerimise käigus omanik esitab oma soove osade kaupa ja püüab projekteerijalt kogu aeg saada muudatusi, siis see on projekteerijale väga tülikas ja tekitab palju versioone, mille kokkupanemine on lõpuks väga raske ja projekteerija võib selle peale ka tööst loobuda. Et kõige olulisem ongi see eeltöö teha enne projekteerija poole pöördumist ära ja kui esimene versioon projekteerijalt on saadud, esitada oma ettepanekud terviklikult ja läbimõeldult. Vaata lisa eis.ee